Hei, hei. Mm, teen nüüd siia mõned sellised minivideod oma unekursusest või siis ähm, nendest mõtetest siis, mis mul on tekkinud unekursuse testgrupiga koos seda kursust tehes siis ja kokku pannes. Mõtlesin, et ma teeks nüüd suve jooksul iga nädal äkki siis väikese video teile, et kus siis kus ma natuke jagan võib-olla mõne nipi või oma mõne unenäo loo või et tuleb nii nagu tuleb ja ikka sinna teadlikuma unenägemise poole, sest me magame ju pool oma elust maha, on ju, et seda poolt, seda magamise poolt võiks kasutada tegelikult palju teadlikumalt kui lihtsalt ainult selliseks tühipaljaks magamiseks. täna on mul üleval selline küsimus, et ma loodan, et sul on ka olemas unenägusid, mis jäävad sind terveks päevaks kummitama, jäävad nagu meelde ja tahaks nagu vastuseid teada või tahaks nagu kogu aeg kellegagi jagada, et teada saada, mis värk sellega siis on, et mida see siis tähendas. ma ei tea, millegipärast me ju otsime vastuseid, onju, siis jagame sõpradega. Tead, mida ma unes nägin? Mis see siis võib tähendada, huvitav on ju. Ja varem ma olin ise ka selline, et rääkisin sellest, otsisin vastuseid, otsisin unenäoraamatust vastuseid, onju. Ja, ja siis mõtlesin, et nojah, siis okei on ju ja jäi ta sinnapaika. aga praeguseks on minus ikkagi minu unenäod väga palju tekitanud huvi. ja kui on mõni unenägu, mis ikkagi tahaks millele tahaks vastust saada, siis on hästi oluline püüda teda meeles hoida. mitte nii, et ainult ühe päeva tegeled sellega, ainult ühe päeva siis räägid ja pasundad sellest, on ju, ja mõtled, vaid sul ongi ta tükk aega meeles. ja siis jälgid märke, jälgid, mis su elus toimuma hakkab, sest meie alateadvus töötab nagu piltide keeles. kui me näeme midagi unes, siis tegelikult ta toob meile midagi väga olulist, millega me peaksime tegelema. ja kui me seda olulist nüüd meeles peame, siis hakkavad tulema ka sellele olulisele asjale vastused. oluline on see, mida minu arust väga paljud ei kasuta, on see, et esita endale küsimusi, mida sa teada tahad. et küsimuste esitamine on üks kõige olulisem asi, mis üldse inimene võiks iseendale teha, ka mitte ainult unenägudele siis vastuseid saades, vaid ka niisama. sest kui me küsimuse esitame, siis meie enda aju hakkab sellele vastust otsima. et see ei ole sugugi vale lause, et meie sees on meie enda vastused kõik olemas.
aga millegipärast inimene ei oska endalt küsida. ja muidugi, kui sa ise siis tõesti ei seda ma ei taha üldse öelda, et kui sa ise vastust ei leia, küsi kellelgi, sest teise kaudu tuleb ka tegelikult sulle vastus ja see tuleb. aga mina ikkagi oma unekursusel ja ise oma elus ka rõhun sellele, et usalda seda, mis sinu enda seest sellele vastuseks tuleb. kuula iseennast. vastus tuleb, alati tuleb. iseasi, kas sa hakkad seda ümber töötlema. kui sa seda ümber töötlema hakkad, siis sa ei usu seda vastust, sa ei usalda ennast. et tegelikult on vaja ennast usaldada, sest need esimesed mõtted ja selle oma teema, oma kummitava unenäo teema siis analüüsimine on tegelikult iseendaga töö tegemine. ja kui sa sedasi küsimusi esitad ja mõtled sellele aeg-ajalt, siis see võib edasi kesta. minul näiteks on järjeunenäod, nii et ma võin seda mõned ööd edasi vaadata veel ja näha, et kuhu see asi viis. et nendega tasub tegeleda, sest need uned viivad meid iseendasse sügavamale ja õpetavad meid ennast tundma. ja kõige paremini õpetavad meid ennast tundma hirmuunenäod, millega enamik inimesi üldse tegeleda ei taha. jah, aga unekursusel me väga palju selliste teemadega tegeleme, sest jah, kui me tahame, kui me oleme huvitatud iseenda elu parandamisest ja iseenda heaolust, oma lähedaste heaolust, siis tasub nende asjadega tegeleda, oma und uurida, unenägusid uurida, olla huvitatud nendest, sest kõik, mis sulle unes tuleb, on sinu enda sisu, sinu enda teemad, kas töised teemad, kodused teemad, mineviku teemad, kõik on sinu. ja kõik, mis on sinu, see on sinu jaoks siis sinu elus tegelikult palju olulisem see, kui sa 8-5 seal kellegi teise heaks rabeled. ma tänaseks ma lõpetan. Need on väikesed videoklipid. loodan, et sa said siit mõtte ja ootan sind enda kursusele, mis algab augusti lõpus reaalajas. esialgu ma teen kursuseid reaalajas kindlasti, sest kogemuste jagamine, ma näen testgrupi pealt ja iseenda pealt, see on ikka väga väärtuslik, et me niimoodi koos oleme ja me jagame teineteisega oma lugusid. et see on tuhandekordne väärtus. ja kindlasti tuleb ka ettesalvestatud unekursus, aga jah, ma tunnen, et reaalajas võiks veel ennem teha väga mitu kursust, et saada inimesi siis teadlikumaks siis oma teisest poolest, siis uneelust. aga tänaseks kõike head teile, olge hoitud